kõigepealt pead iseendas väärtust nägema ja olema selles kindel, siis näevad seda teised ka loomulikul kombel. Sinu seisund määrab ära sinu ettevõtte seisundi. Ja sellest olen ma ka päris palju rääkinud ja ise seda jälginud. Ja kui sinul seisund on selline krampis ja pinges ja sa oled nagu, et mul on vaja teha, ma pean tegema. Arva, kas see klientideni jõuab, mis jõuab klientideni, eks ju. Sa võid isegi olla hea spetsialist, aga kui sinus endas ei ole seda kandepinda, et sa oled rahulik, enesekindel, sa tead, mis su väärtus on, siis, siis nad ei näe seda. Päris kena päikseloojang on täna. Kui ta sinu jaoks ettevõtjana on üks väärtusvabadus, nagu minule, läbi aegade on olnud 25 aastat, siis kas sa lubad endale seda piisavalt? Et siis, kui sa tahad, sõidad sa pallile, siis kui sa tahad, tegeled oma hobiga. Kas sul on paigas see tasakaal tööelu ja enda vabaduse vahel? Kui sa leiad, et sellega võiks paremini olla, siis ma usun, et ma oskan oma kogemuse pealt sind aidata. Kuidas on see, et pingutada lõdvestunult? Läänelikule mõtlemisele tundub see vastuoluline, eks ju, oksümoron. Aga seda me õpime siin läbi hingamise, läbi teadliku hingamise, läbi jooga ja läbi selle elustiili ja ka läbi selle maausundi, mis neil on. See mõtlemine kandub edasi, eks ju. Mina ei teadnud täpselt, mida ma tulen otsima ja tulin proovima ja avastama seda, et kui palju lihtsam on teha ja saavutada ja tegeleda väljakutsetega, kui keskkond ja ümbrus toetavad sind, mitte ei tööta sulle vastu, eks ole. Ja see kehtib inimestega ka muidugi, et tuleb leida enda ümber õiged inimesed, toetavad inimesed, mitte need, kes sinust kahtlevad. Miks siia tulla, põhjused on väga palju. Miks mitte põgeneda korraks, aga nagu filmisõna ütleb, mitte paaniliselt, vaid organiseeritult. Põgeneda palli argipäeva, tööstressi ja halbade uudiste eest ja teadlikult teha seda. Aga põhjuseid on ka muidugi sellised siis, et mida meie siin teeme nüüd selle teadlikkuse reisi puhul, et nii nagu tegelikult iga reisiga, kui sa võtad korra aja maha ja lähed teise keskkonda, siis sul hakkavad tekkima teised seosed ja uued mõtted. Sa saad zoomida oma elu ja ka ettevõtluse osas nii-öelda suuremaks, vaadata suurt pilti ja mõelda ja tunnetada, et kas suund on õige või tuleb natukene kurssi korrigeerida. Üks peamiseid asju on see, et ettevõtlus ei pea olema raske. Elu ei pea olema tõsine. See ei tähenda seda, et on kogu aeg eks ole. Aga mida mina proovin edasi anda ja mis on minu missioon, on see, et kuidas nii elus kui ettevõtluses olla ja teha kerguses ja sellises vabaduses ja fun'is isegi. Tule pallile, kui sa tunned, et sul oleks abiks õppida veidi rohkem kergust, veidi rohkem vabadust oma tegudesse tuua, kuidas tegeleda, kuidas pingutada lõõgastunult ja kuidas leida see rõõm ka nendes tegevustes, mis tegelikult võib-olla ei ole kõige lahedamad tegevused igapäevaselt, sest meil kõigil on neid. Ei ole nii, et kogu aeg on eriti lahe. Kuidas lasta sellest kontrolli illusioonist lahti, nautida elu ja olla endas ja keskmes rõõmuga. Ükskõik kus, seda siin on väga lihtne õppida. Kohtume pallil. Mulle meeldib nende selline kergus, kuidas nad seda teevad, et kui nad annavad neid oma väikeseid ohvriande iga päev ja igal pool.
ja seal ohvrikorvikeses on lilleõied ja riis ja siis on ka küpsised näiteks, on ju. Siis mulle väga meeldis see, tegime ühe tseremoonia läbi ja siis, kui see sai läbi, siis preester ütles, et võtke küpsist, on ju. Et võtame sealt ohvriannist, sööme selle küpsis ära. Et aga kas ei ole pühaduse teotus või midagi, et see oli ju suurele vaimule või jumalale. Siis preester naeris selle peale, ütles, et hei, kuulge, see on ju sümbolistlik niikuinii, ega tegelikult jumal ei söö seda küpsist ära. Miks tast raisku lasta, on ju, sööme ära. See ongi see, et on see kõrgem taotlus ja selline tähelepanu, aga samas on täiesti jalad on maas, et ei ole nagu sellist võltspühadust liiga, et kui sa astud vale sammu sinna poole, siis sa solvad mind hingepõhjani, on ju. Et kõik on nagu sellistes mõnusates nagu kummist piirides ja eesmärk on see, nagu mulle ühes teises väga kõrvalises templis sain teada, et vaatasingi väga lahe tempel, keerasin sisse, jalutasin ringi, tühi, ainult tuvid ja pühakujud ja kõkski tuleb pühakuju tagant preester välja ja ütleb, et kas sa tahad, et ma räägin sulle meie usust. Ja ma ütlesin, et no jah, aga tead, et ära liiga pikalt räägi, et ma eri terminid ja asjad ja et ütles, ei, tegelikult see on väga lihtne, meie usk on väga lihtne, et oled hea oma naise vastu, oled hea Jumala vastu. Oled sõbralik oma sõbraga, oled sõbralik Jumalaga. Ja naeratad, kes see naeratab, Jumal naeratab. Et kõigis on Jumal ja igal pool on Jumal ja et see oligi kõik. Ja ei olnudki ühtegi eriala terminit. Ja parim seletus minu arust. Kui me hakkame teadlikult hingama, siis tegelikult võib juhtuda imesid, võiks ka nii tavamõistes öelda, et kui sa hakkad märkama oma mitteteenivaid hingamismustreid, kui sa hakkad märkama, kuidas sa tegelikult oled psühholoogia terminis fight-flight mode'is ja see ei ole mõttetegevusele ja ka meie üldisele tervisele kuidagi kasulik, eks ole. Nii et vabastava hingamise sessioonid on need, kus täpselt seda sa teedki. Sa vabastad seda, mis on kuhjunud ja need kuhjad on sul jalus tegelikult edasi liikumiseks. Ja need on siis emotsioonid, nendest tulenevad ka mõttemustrid, mis ei pruugi neid sugugi teenida alati. Igaüks teab seda häält oma peas, mis võib nii mõnelgi korral hoopis kursid kõrvale viia ja olla tegelikult mitte üldse sõbralik enda suhtes. Et 2 nädalat on selline miinimumperiood, ma ütleks, et peale seda hakkad nautima. Aga sa saad selle koju kaasa võtta. Pranayama, mis on idamaadest tegelikult juba aastatuhandeid olnud ja mis on selle vabastava hingamise alus tegelikult. Seal on üks selline hästi lihtne ütlus, et sa oled nii õnnelik, kui lõdvestunud sa oled. Ehk et eriti, kui sul on stressirohke periood, siis on olemas selline zen ütlus, et sa võiksid mediteerida veerand tundi päevas. Kui sul ei ole aega, siis pool tundi. Nüüd, kui sul on väga kiire periood, siis jooksu pealt isegi sa saad oma hingamist teadvustada ja märgata. Läbi hingamise sa saad lõdvestada. Sa saad tuletada endale meelde, et tegelikult kontroll on illusioon. Ja see on andnud näiteks minule kerguse läbirääkimistel, ka olulistel, kui on ka väljakutsed ettevõtluses, et hea küll, ma annan endast parima, aga ega see, et ma olen stressis ja nagu pingutan hullult, ei pruugi seda tähendada, et see on üldse parim minust.
ja lõpuks annan vabaks ka selle, et ma ei suuda kaugeltki kõike kontrollida. Tegelikult see on illusioon, et me midagi kontrollime. Tuleb inglise keeles black swan, must luik, selline sündmus, mida sa ei oska ette näha, kui sa oled kõik ette hooldanud, siis elu annab sulle sellise väikese toreda sündmuse, millel on kohutavalt suur kaal, eks ju, mõju osas. Ja ainuke viis on tegelikult olla hetkes, aktsepteerida seda, mis juhtub, panna taotlus üles, teha samme sinna, aga olla valmis selleks, et asjad ei lähe nii, nagu ma planeerin. Aga tead mis? Asjad võivad minna palju paremini. Kui ma kramplikult planeerin ja üritan saavutada midagi, siis ma võin hoopis mööda minna parematest asjadest, mille peale ma ei oska isegi tulla. Nii et see kontroll, sellest vabanemine, lahti laskmine on üks võti, et olla õnnelikum elus ja edukam äris. Aga see on ju täpselt see, mida on vaja aeg-ajalt teha. Vaadata, kas see redel, mida mööda ma ronin, kas see on õige seina vastas üldse. Ja kus seda on hea teha, ongi see koht, kus sul on hea olla, sul on stress maas, sul õlad langevad alla ja sa võtadki ka sellisest sarnase kogemusega ja mingilgi määral sarnase mõttemaailmaga inimeste vestlustest tihtipeale tulevad välja uued ideed endale. Et meil on siin selles mõttes selline 2-nädalane mastermind ja varasemad korrad on näidanud seda, et eriti vahvad vestlused tulevad järgmisel teisel nädalal, siis kui inimesed on üksteist tundma õppinud, usaldama hakanud ja siis, kui vestlused on läinud sügavamaks, kui inimesed julgevad öelda, et kuulge, tegelikult on mul selline probleem. Ja teine inimene oskab siis kaasa mõelda ja öelda, kuule, mina olen seda niimoodi teinud. Nii et tegelikult see kasu tuleb alles nädalaid ja kuid võib-olla hiljem, eks, kui ma saan siit ühe hea idee kelleltki teiselt, keda ma usaldan ja kelle nägu ma olen näinud nii-öelda, siis see võib olla vägagi kurssi muutev. Ma ei tule puhkusele, ma tulen ühildama sellist head kliimat ja olekut töö tegemisega ja oli väike ärevus, et mis juhtub ja kuidas minu kliendid seda tajuvad ja mis mu ärist saab ja kui ma siin on kogu aeg bassein ja soe ja nii edasi, siis ma avastasin üsna kähku, et kuna ma ei pea tegelema paljude probleemidega nagu ilm, tohutu ressurss vabanes, kui ma teatud probleemistikuga ei pea tegelema, minu seisund paranes iseenesest, see sama 24/7 keskkond, eks ju, tõstis ja mul äri hakkas veel paremini minema. Mul tuli häid mõtteid, mul ressursid olid vabanenud, on ju selleks. Ja klientidele meeldis minuga suhelda, sest et ma olin kogu aeg heas tujus, isegi see ajavahe ei sega, teinekord tuleb siin töötaja hilja õhtul, eks ole. Ma arvan, kõige parem tulemus on see, kui inimesed lähevad Eestisse tagasi ja naeratavad oma pereliikmetele ja kolleegidele ja iga päev ja sealt edasi. Et võtavad kaasa selle mitte ainult mälestused, vaid ka oskused. Et kui me teeme siin vabastava hingamise sessioone, meditatsioone, käime erinevates keha ja liikuvus, ma ei ütleks, et see on teraapia, aga ütleme siis töötuba, siis see on kõik see, mida saab igal pool praktiseerida. Ja ma ütleks, et kui ümbrus ei toeta, nagu võib juhtuda meie kaunil Põhjamaal mõnikord, siis seda enam on vaja ise olla, eks ju, keskmes ja praktiseerida neid asju, teha hommikul väike
jooga, väike hingamine, käia külma duši all, kellele mis ja leida endas see hea seisund, mida siis päeval hoida. Me teeme, kõik tegevused on disainitud niimoodi, et me seda siit saaks. Lisaks toetame üksteist, oleme avatud, oleme sõbralikud ja muidugi last but no mean least, maamapali on see, mis kannab ja võtab meid oma rüppe. Inimesel on kahjuks see omadus, et kui tal on hästi palju teha, siis ta proovib veel rohkem teha, eks ju, ja siis avastab, et nagu ei saa otsa ikkagi, see tegemisi tuleb juurde, eks ju. Aga on võimalik niimoodi teha, ilma tegemata, nagu taoism soovitab, on ju. Tee kõik ära ilma tegemata. Selleks on vaja tulla 2 nädalaks siia pallile, et see jutt ei tunduks lihtsalt targutamisena siin. Sa saad sellest aru. Ma julgen uskuda. Ja see lihtsalt läbi selle kogemuse. Ja sa läbi selle lõdvestumise oled parem ettevõtja, aga lõpuks ka parem inimene ja isa või ema, eks ju, ja parem kodanik.